Muusikud Emily ja Alex on tegutsenud veidi üle aasta, kuid pugenud juba Eestimaa rahva südameisse. Vastab tõele? Ja me usume küll. Loodetavasti vastab küll, jah. No kuidas te siis omavahel kokku saite ja musitseerima hakkasite? Tegelikult oli see muusikalaagris ja seal oli selline asi nagu vaba lava. Ja Alex tuli minu juurde ja ütles, et kuule, tundnud tore tüdruk ja et lähme teeme midagi seal vaba laval. Ja meil läks väga hästi, lahe klikk tuli ära, et koostöö sujus hästi. Ja siis mõtlesime, et võiks sellest midagi edasi aretada. Kuidas need kaverdatud lood sünnivad ja see edu oli ikkagi tohutu, millega te hakkama saite? Eks see ongi niimoodi, et kuulame, kuidas lugu on, meeldib. Siis mõtleme, et äkki paneme sellele mõnda oma sellist twisti juurde või midagi sellist, et muudame natukene originaalist ja sealt see tuleb. Ja ma saan aru, et teie südamed pole ka enam vabad, et üks pool südamest kuulub Alexile ja teine pool Emilile, jah? Võib nii öelda küll, jah. No mis on teie suvised plaanid ja kus teid esinemas võib näha ja üldse sel aastal? Rakveres, kus juures on meil kohe-kohe tulemas üks kooliüritus, kus me esineme, aga tegelikult on meil palju rohkem selliseid kinniseid üritusi nagu firmapeod ja sünnipäevapeod ja pulmad, kus me tegelikult esineme palju rohkem kui sellised avalikud üritused. Enamasti on meil ikkagi ingliskeelsed lood, aga on ka eestikeelsed lugusi ja võtame ka soovilugusi vastu, mida siis pruutpaar näiteks soovib või ikka on öeldud meile, et tehke seda või tehke seda, eks me teeme ka siis. Aga meie enda bändi lemmik on vist Tuugistarti poolt 3 soovi, et see on siuke lemmiklugu. Ja hästi palju toredaid mälestusi on selle looga. No ärge nüüd tagasihoidlikud olge, te olete tegelikult ühel laval koos olnud Smilersiga, rääkige sellest ka. Väga lahe kogemus oli, see oli üldse väga lahe, et Smilersi õhtuleht olid valmis sellise ürituse korraldama või sellise konkursi ja hästi lahe kogemus nüüd juures, et jääb kindlasti eluks ajaks meelde. Tundub, et koos Smilersiga esinemine teid uhkeks ei ole muutnud. Ei ole ikkagi, et ma arvan, et see, mida sa saavutanud oled, ei pea sind ka õhkaks tegema, vaid me ikka teeme oma tööd edasi ja jätkime samas vaimus nagu enne. Kuidas muusika üldse teie ellu on tulnud, et kui mina läksin muusikakooli 20 aastat tagasi või veel rohkemgi, siis ema-isa sundisid. Kuidas teil see muusika teie ellu on tulnud? Minul on täpselt sama lugu, et mind sunditi ka. Tegelikult oli nii, et ma tahtsin alguses kitarripima minna muusikakooli, aga ma ei saanud, sest ruumi ei olnud ja siis ma läksin saksofoni õppima. Ja siis ma käisin 5 aastat seda põhipilline õppimas ja siis ma läksin muusikakoolist ära. Õppisin kodus ise siis kitarri ja klaverit ja siis sealt kasvas edasi. Et niimoodi. Minul on absoluutselt teistmoodi, minul on terves peres ainult muusika. Et kõik suguvõsa, kõik minu pere on muusikaga üles kasvanud ja eks siis loomulikult ka mina lähen sama teed edasi. Räägi, kas sellised toredaid fännikirju ka saate ja mis need kirjad endast sisaldavad? Ja üks hästi lahe mälestus on küll, et me käisime esinemas kuskil ja siis pärast seda üks tüdruk kirjutas ja küsis meist pilti ja tahtis joonistada meid. Ja see oli hästi ahva ja siis me saatsime ka hästi joonistas ja sellised toredad joonistused tulid välja sealt. Ja sellised teeb südame soojaks, see on hästi tore. Mis on see kõige meeldejäävam muusikaelamus teil mõlemil? Ma arvan, et kõige meeldejäävam ongi see, kui need ei ole küll meie lood, aga kui me laulame, esitame, oleme laval ja me kuuleme, kuidas rahvas laulab kaasa neid sõnu, mida meie samal ajal laulame. Et see on hästi tore ja mida ma kindlasti tahan, et kunagi on ka need minu lood siis, mida nad kaasa laulavad. Tantsin sinuga taevas, ainult tähed jalge all. Kuu on täis iseennast ja nii lõpmata suur. Õhk on pehme kui samet, meid vaikselt puudutab tuul. Pilved suavad aeglaselt riivis ja see kõik, mida näen sinu silmis, ma tean. Täna ööseks võin jääda, mis võiks olla ilusam. Tantsin siin